Õigusriigis mõistab õigust üksnes kohus. Eesti kohtud töötavad Eesti inimeste heaks. Kohtute ülesanne on kaitsta inimeste õigusi ja õigusriiki. Kohus on sõltumatu teistest võimuharudest ja avalikust arvamusest. Nagu õigusriigile kohane, saab Eestis igaüks oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. Kohus tugineb otsustehes kehtivatele seadustele ja asja arutamine kohtus on üldjuhul avalik. Samuti on reeglina avalikud kõik kohtuotsused. Ja et välja selgitada võimalikud vead, on Eesti kohtusüsteem 3-astmeline. Tsiviilvaidlus puudutab eraõiguslikke küsimusi, näiteks pere, omandi ja võlasuhted. Avaldus esitatakse maakohtusse. Haldusvaidluse puhul vaidleb kaebaja riigi või kohaliku omavalitsusega, näiteks maksuküsimuste või planeeringute üle. Avaldus esitatakse halduskohtusse. Kriminaal- või väärteoasjade puhul isik otse kohtusse pöörduda ei saa. Seda teeb politsei või prokuratuur. Siia alla kuuluvad näiteks vargus, röövimine, kelmus. Selline näeb välja Eesti Vabariigi kohtuotsus. Ja kui teile nüüd tundub, et esimese astme kohus ei ole asja õigesti lahendanud, siis on võimalik pöörduda apellatsiooniga ringkonnakohtusse. Mõistagi peab kaebus olema põhjendatud. Näiteks kui üks vaidlevatest osapooltest leiab, et kohtunik on menetluses eksinud või ei ole lähtunud õigest seadusaktist. Samuti on võimalik, et on ilmnenud uusi asjaolusid. Mõistagi ei osale kohtuprotsessis ainult kohtunik, vaid väga tähtsat rolli omavad ka teised ametikohad. Kriminaalasjade puhul näiteks prokurör ja advokaat. Muide, kas teadsite, et alati ei pea te kohtusse pöördumiseks palkama omale advokaati, sest näiteks tsiviil- või haldusasjades võite te kohtus ennast südamerahuga ise esindada. Aga kriminaalasjades on advokaadi olemasolu vajalik. Ja näiteks kui teil majanduslikel põhjustel ei ole võimalik endale advokaati lubada, siis määrab selle teile riik. Siin Tartus Toomemäel asub Eesti Vabariigi Riigikohus. Riigikohtusse jõuab vaid väike osa kohtuvaidlusi. Riigikohtusse esitatud edasikaebust nimetatakse kassatsiooniks ja kõrgeimasse kohtusse on võimalik edasi kaevata vaid ringkonnakohtu lahendeid. Samuti kuulub Riigikohtu ülesannete hulka kontrollida, et kõik teised seadused oleksid Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlas. Riigikohtu otsus on lõplik ja seda edasi kaevata ei ole võimalik. Eesti Vabariigi Riigikohus on Eesti kõrgem kohus. See tähendab, et Riigikohus vaatab 3. astmes läbi tsiviil-, kriminaal- ja haldusasju ja ühtlasi on Riigikohus põhiseaduslikkuse järelevalvekohus, mis tähendab seda, et me lahendame ka taotlusi õigusaktide põhiseaduspärasuse kontrolliks. Ja sellest tulenevalt on Riigikohtus ka vastavad kolleegiumid. Tsiviil-, kriminaal-, halduskolleegium ja põhiseaduslikkuse järelevalvekolleegium. Tähele tuleb panna ka seda, et tavalistes asjades on Riigikohtu tähtsam ülesanne kohtupraktika ühtlustamine, mis tähendab seda, et Riigikohus kõiki asju menetlusse ei võta, vaid me eelnevalt otsustame, millised on need kaasused, mis vajavad põhimõttelisema tähtsusega otsustust Riigikohtu poolt ja sellest tulenevalt Riigikohtusse edasi kaebamine on küll kõigile võimalik, aga Riigikohus mitte kõiki kaebusi ei menetle. Riigikohus koosneb siis 19 kohtunikust
sealhulgas Riigikohtu esimees. Ja need kohtunikud on kõik siis tunnustatud juristid, valitud oma erialase pädevuse parimate kaanonite järgi. Riigikohus tegutseb jagatuna siis 3 alalisse kolleegiumisse. Nendest kolleegiumitest kõige suurem kolleegium, nagu tsiviilühiskonnale kohane, on tsiviilkolleegium, mis koosneb 7 kohtunikust, seejärel kriminaalkolleegium 6 kohtunikuga ja kõige väiksem nendest kolleegiumitest on halduskolleegium, kuhu kuulub siis 5 Riigikohtu liiget. Ja lisaks alalistele kolleegiumitele tegutseb Riigikohtus siis ka põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, mis moodustatakse eelnimetatud kolleegiumi liikmetest tähtaegselt. Ja tema ülesandeks on siis lahendada põhiseaduslikkuse järelevalve vaidlusi. Põhiseaduslikkuse järelevalve tavaliselt väga paljudes riikides on lahendatud eraldi põhiseaduskohtu kaudu, mis on siis lahutatud kõrgemast kohtust. Eestis Riigikohus ühendab need funktsioonid endas, ehk me oleme üheaegselt siis kõrgem kohus kõigis kohtuasjades pluss põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Ja kui ta tuvastab, et need õigusaktid ei ole põhiseadusega kooskõlas, siis on Riigikohus ainus kohtuinstants Eestis, kellel on ka pädevus õigusakt tunnistada kehtetuks, mis tähendab siis seda, et seda vastavas osas enam ei ole olemas. Ja sel põhjusel nimetatakse teinekord ka põhiseaduskohut negatiivseks seadusandjaks. Eesti kohtutes töötada on auasi. Kohtusüsteemi pääsevad tööle usaldusväärsed ja professionaalsed spetsialistid. Kohtuga suhtlemine on mugav ja kiire. Nagu e-riigile kohane, pööratakse ka kohtutes suurt tähelepanu infosüsteemide arendamisse. KIS, tänapäevane infosüsteem, on kohtute igapäevane tööriist. E-toimik, mugav infovahetus kodanikule temaga seotud kohtuasjades. Riigi teataja, Eesti riigi seadused ja jõustunud kohtulahendid veebis. Kohus.ee ja riigikohus.ee, kiire ja ülevaatlik info kohtute töö kohta. Kohtunikuamet on missioonitundega amet. Kohtunikuks võib nimetada Eesti Vabariigi kodaniku, kes omab õigusteadustes vähemalt magistrikraadi, oskab vabalt eesti keelt ja on kohtuniku tööks sobivate võimete ja isikuomadustega. Seega valitakse kohtunikeks vaid targad ja tunnustatud juristid. Kohtunik ei saa pidada muid ameteid ega kuuluda ühendustesse või parteidesse, vaid nii tagame sõltumatu õiguse mõistmise. Minu arvates muudab kohtuniku ameti köitvaks eelkõige selle vajalikkus. Ühiskonnaliikmete huvid võivad olla väga eripalgelised ja seepärast toob inimeste koos eksisteerimine paratamatult kaasa erimeelsusi. Nüüd, et ei maksaks rusikaõigus ja ei valitseks omakohus, on tsiviliseeritud ühiskondades selle liikmed usaldanud konfliktide rahumeelse lahendamise riigi hoolde. Ja seda riigi ülesannet täidavadki sõltumatud ja erapooletud kohtunikud. Kohtuvõim eksisteerib meie kõigi jaoks. See tähendab, et igaüks peab saama kohtus oma õigused jalule seada ja leida abi ülekohtu vastu. See muudab kohtunikuameti vastutusrikkaks ja seepärast peab iga kohtunikuks saada soovija olema kõrge kvalifikatsiooniga jurist ning terava mõistusega kõlbeline inimene, kes on siis võimeline kandma vastutust õigusriigi korrakohase toimimise eest. Kohtunik ei tööta ainult kohtusaalis. Väga oluline on osapoolte lepitamine ja kompromissi leidmine juba enne kohtuistungit. Tänapäeva pidevalt muutuvas keskkonnas on ka järjepidev enesetäiendamine osa kohtuniku tööst.